Head kuulajad, tere teile, kena päeva, kena õhtut, ei tea, kus te kuulata, aga igastahes kasvav Tallinn taskuhääling on uuesti teie kõrvades ja teie näo ees. Täna räägime Tallinna kõige kaunimast linnaosast Kristiinest ja minuga on koos kaks väga siis edukat Kristiinekat. Mul on siin Liis Klaar, kes on terve Eestis elanud elu, olnud Kristiines seda arendanud, olnud teenusmaja selline ema Eesti ja Tallinna poliitikas ja muidugi Jaanus Riibe, legendaarne endine siis Kristiine linnaosavanem, väga palju ära teinud Kristiine jaoks ja nende siis nii Liisu kui Jaanusega on väga hea täna Kristiinest rääkida. Aga lähmegi alguses, Liis, sinu juurde räägi, miks Kristiine ja miks sulle meeldib Kristiines elada ja mis siis võiks veel paremini seal olla? Mulle meeldib Kristiines sellepärast, et Kristiine on suhteliselt keskel, kõik võimalused sõita kesklinna on olemas ja samas on ta küllalt väike ja küllalt roheline. Aga miks ma siin elan, põhjus on sellepärast, ma elasin, kui abikaasa suri, siis me elasime Viimsis ja oma majas. See sai maha müüdud ja siis otsisin parajat korterit ja siis mulle Märko mis on nüüd reklaam. Märko soovitas, et tal on üks korter seal Kristiines ja mis mulle meeldib seal, mul on vaade mitte ma elan küll Sõpruse puiestee aadressiga, aga mul on esiteks ees parkimisplats ja mina olen õuepoolses ja seal on eramajad, seal on mul suur rõdu, seal on mul vaade, seal on kõik, ma näen kesklinna, ma näen Kaarli kirikut ja kõike nii, et ma elan seal väga hästi ja mulle meeldib tõesti seal elada. Ja meeldib oma korter ka. Täiesti kadestusväärne, kõik, kes kuulasid seda, kindlasti tahaksid kohe külla kutset sinult, Liis. 4. korrus, aga lift on olemas. Suurepärane. Jaanus, räägi, kas sina ka nõustud, et Kristiine on kõige kaunim Tallinna linnaosa ja pikalt seda juhtinuna, mis sa näed, mis on see Kristiine nii-öelda võlu? Ja loomulikult Kristiine on Tallinna kõige kaunim linnaosa ja mulle väga meeldib Kristiine hüüdlause aed linna südames. Kristiine on küll väike linnaosa võrreldes teistega, aga me oleme väga kompaktsed ja kõik on käe-jala juures. Ja ütlen, mis Kristiine veel teeb eriliseks on see, et Kristiines on väga kokkuhoidev kogukond, et kui ma need aastad linnaosa vanemana töötasin, siis selle aja jooksul tegelikult juba hakkas tunduma, et tunnen kõiki Kristiine inimesi. Inimesed on aktiivsed, räägivad, kirjutavad ja annavad teada, kui on mingisugune mure. Ja kui ma mõtlen täna Kristiinele, siis tõsi on ka see, et palju oleks vaja veel Kristiines ära teha. Suured projektid on seal ees, alates linnuteest, lõpetas lasteaedade, koolide rekonstrueerimisega, Löövenru pargi rekonstrueerimisega, käib kullaehitus, nii et neid suuri asju tegelikult, mis Kristiines oleks vaja teha, on päris palju. Ja kui me natukene vaatame üldisemas kontekstis Tallinna linna juhtimist, siis selge on see, et Kristiine juhtkond peab väga tugevalt seisma Kristiine linnaosa ees, sest oma väiksuse tõttu, oma väikese elanike arvu tõttu natukene on see konkurents Tallinna linnas, et kuhu investeeringud lähevad, kas need lähevad ütleme Lasnamäele, Mustamäele või need lähevad Kristiinesse ja selle nimel kõik need aastad oleme teinud päris palju tööd ja kindlasti see suur töö on veel ees. Väga õige, ma arvan, ma ka just Kullo huvikeskuses ja seal lähedus nii-öelda üles kasvades, et nii Kullos siis huvikoolis käies kui Lilleküla gümnaasiumis, et see nagu Kristiine on nii lähedal selle kesklinna, aga tõesti seda nagu rohelust ja kõik on seal olemas, see elu kvaliteet on seal elades ikka oluliselt parem, kui ma ei kujutaks ette, kui peaks vanali on tore koht seal käia, aga seal võib-olla ei tahaks nii väga elada või minu isiklik arvamus muidugi, aga vaata Kristiines on küll see, kus sa tahaksid ilmselgelt väga elada ja tänasel päeval siin ka Kristiine linnasugu esimehena ongi väga raske on kindlasti nagu balansseerida minu arust, et Kristiine on üsna väike, aga tegelikult ta väga suur osa Tallinna elanikest igapäevaselt
kuidagi liiguvad läbi Kristiine, et tegelikult see just nagu ka teede võrgustiku mõistes liigub nii kogu tegelikult Haabersti rahvas ja tegelikult sealt, eks ju, kaugemalt ka teistest siis Tallinna kõrval olevatest omavalitsustest liigub läbi Kristiine. Samamoodi tegelikult suur osa Mustamäe ja Nõmme elanikest liigub läbi Kristiine siis linna tööle, kooli või mingi muud teenuseid siis saama, ehk siis on tegelikult küll väike, aga tegelikult nii-öelda hõlmab väga suurt Tallinna elanike igapäeva elu, aga Liis, palun. Üks asi, millest ma siiski puudust tunnen või võiks olla siin, on üks niisugused välikohvikud või kus sa saad eriti nüüd suvel, kevadel, suvel ja poole sügisel väljas istuda ka. Sellepärast, et kui sa jalutad, mina jalutan väga palju ja kui ma jalutan siin eramajade vahel, esiteks seal võiks ka mõni pink olla ja teiseks välikohvikud just, et kui oled valmis jalutanud mõne sõbrannaga või niimoodi, istuks maha, jooks kohvi, aga ei taha sisse minna, eriti kui niuke ilmad. No. Nii et võiks olla kohvik, millel on ka väljas istumisvõimalus. Et kuigi tõesti Kristiine on väga paljudele, ütleme tallinlastele tihti just selline läbisõiduhoov, et kas siis kasutatakse Sõprusupõiesteid või Mustamäe-teed, siis tegelikult hea on selle üle meel, et Kristiine selline identiteet on viimastel aastatel väga palju tugevnenud. Kristiine nimi ju tuli Rootsi kuninganna Kristina nimest ja meil isegi oli mõte, et miks mitte leida Kristiines üks sobiv koht, kuhu püstitada kuninganna Kristina kuju, et rohkem anda sellist identiteeti Kristiinele juurde, nii nagu see on näiteks Kleeni kujuga Nõmmel. Ja mulle ka, ma tõesti toetan Liisi mõtet selles osas, et rohkem võiks olla selliseid kohvikuid, väiksemaid ärisid Kristiines ja kui meil igal suvel on Kristiines hoovikohvikute päev, siis me näeme, kuidas see Kristiine kogukond ärkab tegelikult ellu, inimesed tulevad välja ja igal nurga peal on hoovikohvik avatud. Need on olnud erakordselt populaarsed, nii et neid kohvikuid ja väiksemaid ärisid, miks mitte keldripoode, saabki kindlasti Kristiines tuleviks olema rohkem ja ka linna poolt, ma arvan, peaks seda sellist suunda toetama ja ka kogukond saab seda toetada selles mõttes, et kui teil on valida, et kuhu minna poodi, et siis kindlasti või kohvikus, siis kindlasti tasub valida Kristiine koht või minna kohalikku väiksesse pagariärisse, et võtta näiteks aiad. Pagaripoisid ju olemas seal ja nii, aga just jalutamise seisukohast, et saad kusagile vahetevahel maha istuda, taas kohvi juua või lihtsalt istuda. Pinke on ka vähe, ütleme, just selles eramuurajoonis. Aga ma täiendan siin Jaanust, et tegelikult just eelmisel kuul Kristiine linnaosakogu poolt ja kui ma mäletan, siis ühehäälselt siis toetasime seda, et tegelikult nimetada ümber Kristiine ristmik tulevikus siis Kristiina ristmikuks, just et hoida seda ajalugu, kus tegelikult Kristiine linnaosa nimi tuli. Selle kuju püstitamisega on selles mõttes tore, et kui me tahame siis kuninganna Kristina kuju kuhugi, ükskõik kuhu Tallinnasse püstitada, siis meil on vaja Rootsi kuningliku pere luba. Vaatame, küll me sinna ka kunagi jõuame, aga see on kindlasti suund, kuhu liigume, aga teie mõlemad, Liis, nagu ma ennem tutvustuses välja tõingi, on sellise kontseptsiooni nagu teenusmaja, selline ema Eesti poliitikas võiks öelda, ja Jaanus nüüd tegelikult just ka Tallinna linnavolikogu liikmena võib-olla etendavad seda isa selles mõistes, et ajab seda väga tublilt, juhib seda, et Tallinna volikogu tegeleks sellega rohkem ja et teenusmajas ei oleks rohkem ja rohkem Tallinnas, aga ma ei tea, kumb teist soovib alustada, aga prooviks lihtlausetega, mida see tegelikult siis teenusmaja ikkagi võiks siis Tallinna, võib-olla mitte ainult Tallinna, aga Eesti eakate jaoks tähendada. Liis, sa tahtsid alustada? Tähendab seda, et nad saavad kokku teiste omasugustega. Tähendab, teenusmaja minu arust on säärane, kus on väiksed korterid, elatakse seal kas üksi või kahekesi ja all on mingisugune foyer, kus saab istuda, kus inimesed käivad mööda, kus nendel on kontakt
teineteisega, nad ei ole mitte üksi ja seal võiks ka olla, see oleneb muidugi majade ehitajast, võiks ka olla mingisugune reseptsioon, eks ole, keegi, kes on seal leti taga ja kes oskab suunata ja et alumisel korrusel oleks siis söökla ja või mingisugune arsti või õe vastuvõtt ja midagi säärast ka. Aga võib ka täitsa ilma selleta olla. Aga just, et inimesed saaks kokku. Jah, et seal on ka kaks poolt, et meil on väga palju eakaid, kes veel hooldekodusse minna ei soovi, aga saavad iseseisvalt väikese kõrvalabiga hakkama. Just neile eakatele võiks luua üle linna sellise teenusmajade võrgustiku ja see koosneb kahest poolest. Kõigepealt siis üürikorterist, eks see oleks sobiv korter eakale ja teiselt poolt see teenuse pakett, mille linn paneks kokku, olgu see siis meditsiiniabi, toidukoju toomine, koristamine, pesupesemine või muud sellised igapäevase elu toeks olevad teenused, et linn võiks sellist asja koordineerida. Loomulikult eakale ei oleks tasuta teenuse pakett ja üürikorter rent on olemas, aga võib-olla erineb see varasematest linna eluaseme programmidest selle võrra, et ütleme, eakad võivad säilitada, kui neil on oma kinnisvara, selle välja üürida ja siis asuda Tallinna teenusmajas elama ja siis selle üürikorteri arvelt näiteks maksta teenuste eest, mida neil on tarvis. Ja väga oluline on ka muidugi see, et elu saab jätkuda oma kodukohas, et eakas ei pea kuhugile kaugele ära kolima. Aga see on tõesti väga hea kontseptsioon. Kuidas siis on? Kas on juba grunt Kristiines välja valitud ja millal siis Tallinna eakad sinna saaks sisse minna? Hetkel on seis selline, et Tallinna linnavolikogus moodustas Reformierakonna fraktsiooni initsiatiivgrupi. Me töötasime põhimõtted läbi, sõnastasime eesmärgid ja kirjeldasime teenused ja me oleme nüüd esitanud need ettepanekud Tallinna linnavalitsusele ja ootame nende tagasisidet, nii et see on nüüd kabinetis arutamisel. Aga ükskõik milline tuleb tagasiside, meie seda teemat ei jäta, me võitleme teenusmajadest edasi ja viime selle linnas ellu. Ja ei, see on väga, väga hea, sellepärast minu vanemad elavad niisuguses Stockholm või elasid niisuguses Stockholmis ja tarvitasid ühte või teist teenust, mitte mingi suurt paketti, vaid mõnikord oli koristamine, mõnikord oli toidukoju toomine, iga kord maksid eraldi selle eest, aga said kõike seda, mida vaja. See on väga hea, ehk siis kõik kuulajad, kes seda praegu kuulavad, ainult Reformierakonnale on see üks kõige tähtsamaid nii-öelda eesmärke Tallinnas ja meiega koos. Väärikas vananemine. Täpselt, et see on väga tähtis osa, et just see elukaare lõpupool saaks mõnusalt ennast tunda ja veel elu nautida. Üks eksempel on siin. No, Liis on tõesti, ma arvan, selle jaoks väga hea eksemplar. Aga kuna täna meil on selline hea mõnus sissejuhatav episood siia Kristiine elusse, küsiks sellise lihtsa küsimuse ka teilt. Liis ja Jaanus, mis on teie lemmikkoht Kristiine linna osas? No, eks neid lemmikuid kohti on mitmeid, aga võib-olla üks praegu märkimisväärsemaid kohti, kus ma näen, et alati on rahvas kohal, on Räägu park, mis aasta tagasi läbis rekonstrueerimise. See on park, mis asub Kristiine linnaosa südames. Ja kui me seda rekonstrueerimisega alustasime, siis ega seda varasemalt kuskil kavades ega eelarvetes kirjas ei olnud, nii et see oli puhtalt Kristiine linnaosa valitsuse nagu initsiatiiv, et see park korda teha. Ja kui ma vaatan, kuidas see õnnestus, siis seda on rõõm näha, et seda nii paljud inimesed seal piirkonnas kasutavad. See on tõesti suur kiidusõna, Jaanus, sulle, et sa seda julgesid vedada ja viisid ka lõpuni ilusti. Liis, kuidas sul? Ei no, Räägu park on mulle ka väga... Jaanus võttis sinu vastuse ära. Väga ligidal. Aga teine koht, mis mulle ka meeldib, hoopis teisest vaatevinklist on Kristiine keskus. Sealt ma saan kõike, mida mul vaja on iseenesest. Seal on pank, seal on apteek, seal on toidupood, seal on kõik, eks ole. Nii et see on ka midagi, mis on tähtis. Praegu kuulsite ilusti, et Liis on hästi praktiline inimene ja ikkagi ütleb ostukeskuse kõige kaunimaks ja ilusamaks kohaks. Mitte kaunimaks ja ilusamaks, aga väga heaks kohaks, et see olemas on. Ei, muidugi on, et ja kindlasti see ei ole keskus, mida ainult Kristiine elanikud kasutavad kogu Tallinn. Mina lisaksin minu arust ühe sellise
ta võib-olla tänasel päeval ei ole veel oma potentsiaali täielikult ära kasutada, nagu tegelikult see Tondi kvartal, just need vana kasarmute hoonete esine, kus on palju spordiklubisid, nii see Golden Club kui ka tegelikult Aurentes on seal kõrval ja ma arvan, sellel nagu alal on hästi suur potentsiaal nagu veel aina areneda edasi, seal peal on see Marsi nii-öelda elamukvartal, kus on viimastel aastatel mitmeid nii-öelda uus arendusi tulnud, aga samal ajal on, siis need vanad Tondi sellised punakad kasarmuhooned on, arhitektuuri väärtusega, neid korrastatakse siin aega pikku ja ma arvan, sellel alal tervikuna on selline mõnus tunne on seal kõndida alati ja mõnus tunne on seal sporti teha ja kõike muud, et ma loodan, et selle arengusse me saame ka omalt poolt veel kaasa aidata. Aga kui nüüd rääkida, mis tuleviku vaated on, me rääkisime teenusmajast, aga mis veel on siis just Reformierakonna vaatest, mõlemad kandideerite, mina samamoodi siin kohalikel valimistel oktoobris. Mida siis on oodata, kui valiti Reformierakonda ja Reformierakond hakkavad juhtima Kristiinet ja Tallinna linna? Mis need peamised arengud võiksid siin teie vaates olla? Ma arvan, et fookus tegelikult peaks linnaosa valitsusel olema lihtsatel asjadel, mis tihti ei ole iseenesest mõistetavad. Et ma tahaksin, et oleks tagatud hea kord, et oleks puhtam, et oleks rohkem pinke ja prügikaste, et selle hea korra poole pealt ei oleks mingisuguseid probleeme. Aga suuremad projektid, ja millest ma ka täna alustasin, on loomulikult linnutee rekonstrueerimine, mis täna on väga halvas seisus ja vajaks kiiresti kordategemist. Ka selle eskiisi koostamisega on Tallinna linn alustanud. Ootel on Rahumäe rekonstrueerimrimine ja nii see on kahjuks kujunenud, et ka Kristiine ristmik tegelikult on üks suurima liikluskoormusega ristmike Eestis, aga seal juhtub ka palju õnnetusi, nii et see vajab selget visiooni ja see vajab lahendamist. Liis, millega sa täiendad? Raske täiendada niisuguste praktiliste asjadega, aga üks asi, mida võiks veel võib-olla olla, on mingisugused kioskid või niimoodi, kui sa käid näiteks Sõpruse puiesteed sinna magistraali poole või üldiselt siin majade vahel, kui tahaks, mitte ainult tass kohvi, vaid ka osta üks ajaleht või kommi või midagi niisugust, et mingisugused niisugused väiksed. Vanasti oli seal Rimi juures ju ka üks putka, eks ole, see on nüüd kadunud. Ja midagi niisugust, mina olin niisugune, kuna ma olen poissmees ütelda, siis ma käisin seal tihti ja ostsin grillitud kanakoibi, aga seda kioski enam näiteks ei ole. Midagi säärast kusagil siin ümbruses, mitte ainult Rimi ja mitte ainult Kristiine keskus, vaid kusagil midagi kindlasti ja kuulajatele, et mitte valesti aru saada, kindlasti Tallinna linni peaks neid kioskid rajama, aga ma arvan ongi see, et võimalikult hea nagu elukeskkond tekitada selliste ka nagu suuremate teede äärde, et seal ei oleks nii-öelda autoliiklus, aga täpselt, et seal oleks võimalik ka teiste liikumisvormidega liigelda ja kui on inimesed liiguvad kuskil, ütleme nii, et ega ettevõtjad ei maga, et küll siis ettevõtjad tulevad nende oma toredat siis teenust sinna pakkuma, on see siis nagu Liis ütles, kanakoib või ajaleht või mingi muu tore kiosk, et ega see ongi minu arust just nii-öelda otsustajate ja linna juhtijate peamine eesmärk peaks neil olema, et võimaldada eri liiki inimestel siis linna kasutada, on see siis täpselt noored nii-öelda liikumismõistes, kooli, koju, eakamad inimesed, neil oleks turvaline, aga samamoodi, et ettevõtlus oleks võimalikult soositakse ettevõtlust, et planeeringud läheksid kiirem ja kõike muud, aga võib-olla ise täiendades tõesti Jaanus tõi välja selle minu arust keskse probleemi Kristiines on ikkagi Kristiine ristmik, mitte, et see ei ole ainult üks suuremaid ristmiku Eestis liikluskoormuse mõistes, aga on tegelikult siis liikluskindlustusseltsi järgi ka Eestis ristmikusse juhtub kõige rohkem siis liiklusõnnetusi ja see on pikalt vindunud teema, millest kõik saavad sellest probleemist aru. Tallinnas viimane
sama nagu suurusjärguga arendus tehti siis, eks ju, Haabersti või see nii-öelda maakeeli Rocca al Mare ristmiku näol mingid aastad tagasi, aga kindlasti järgmine ristmik, mis nüüd vajaks uut lahendust, on see Kristiine ristmik. Ja siin on see debatt see debatti peab ära pidama, et mis liikumisviisid seal on, kellelgi ei ole ideaalset lahendust, aga see peab olema järgmise linnavalitsuse üks kõige kindlamaid ja kõige suuremaid nii-olla investeeringu prioriteete. Aga lõpetuseks nii Jaanus. Ja kõikide nende tegelikult ideede ja projektide puhul ma tahaksin veel kord rõhutada, et ma arvan, on oluline kogukonda kaasata ja kogukonna sellist identiteeti nagu tugevdada, et ükskõik mis projekte Kristiines nüüd lähiaastatel teostatakse, et ma väga loodan, et need kõik arutatakse elanikega läbi ja ütleme, et see lähtekoht on ikkagi elanike seisukohad ja elanike soovid, mille eest Tallinna linn seisaks. Ja laiemalt ma tõesti kogukonnale soovin ka rohkem kultuuri, et oleks rohkem üritusi, miks mitte sellised õunamahla talguid, nagu on hiljuti toimunud, mingid sellised üritusi, mis liidaksid rohkem kogukonda Lillekülas, Järvel, Tondil ja mujal Kristiines. Liis, sinu lõppsõnad. Varjumispaik, mitte varjendid, aga varjumispaigad. Need on ka tänapäeval tähtsad ja meil neid eriti palju ei ole. Nende peale, kui uus ehitused tulevad, kindlasti peavad selle peale mõtlema. See on suur asi ja kindlasti tuleb sellised suuremaid linna enda hooneid tuleb juba planeerida selle vaatega, et kõikil oleks suured siis varjumiskohad seal all. Aga ma arvan, keskne ongi see, et mis Jaanuse jutt on sula tõsi ja väga tähtis oleks, et linnaosa valitsuses oleks võimalikult tegelikult tugevad ja see linnaosa valitsus on kõige lähem nii-öelda linna institutsioon inimesele, et ükski inimene esimese asjana ei helista, ma ei tea, linna planeerimisametile, kui tal on mingi mure mingi tänava või asjaga, nad ilmselgelt helistavad esimesele linnaosa valitsusele, ma arvan, see on nagu väga tähtis, et linnaosa valitsused peavad tugevamaks saama, need peavad olema võimalikult hästi mehitatud ja siis tunnevad sõbraliku häälega ja siis tunnevad ka kõik elanikud, et neil on üks kindel koht, kuhu minna, kui mingi mure on, loodetavalt muresi on võimalikult vähe, eriti siis, kui Reformierakond saab uuesti võimule tulla. Aga sellega siit selle hea mõnusa saate kokku tõmbaksingi. Mina olin Kristo Vaga, Riigikogu liige, Kristiine linnaosakogu esimees. Järgmises saates keskendume jälle siis Kristiinele uute külalistega ja täna oli meil siin siis Jaanus Riibe, Tallinna linnavolikogu liige. Suurepärane ja Liis Klaar, ka Tallinna linnavolikogu liige. Ja, aitäh teile kuulamast ja kohtume Kristiines.